Aloha. Aloha. Sina, Birgit, oled siis meil läbi teinud ka imelise 90 päeva Wildfitiga. Mis on sinu võidud ja mis sa sooviksid jagada suurelt ja julgelt, et julgustada teisi ka selle teekonna valimiseks? No siin on nii palju juba ära jagatud, aga kindlasti, et ma tooks ka lapsed välja, et mina ei ole nendele mitte midagi peale surunud, aga nemad on nagu mind kõrvalt jälginud ja näinud, et nendel on tulnud nagu muudatused sisse, et mulle 16-aastasel tüdrukul, et ta on hakanud ise uurima minu käest nagu toitumise kohta ja toitu kohta ja siis tal on hakanud meeldima köögiviljad, mida ta varem põhimõtteliselt ei soovinud maitsta, et nüüd ta soovib neid süüa. Siis mul väiksed lapsed, nemad on brokkolit hakanud armastama. Üks kaksikutest muidugi küll brokkolit tahab süüa ainult õhtul pimedas, ma ei tea, kus kohas see on tulnud. Ütles, et temale meeldib brokkoli, aga peab olema pime ja õhtu, kui ta seda sööb. Jah, et see on nagu väga hea, et nendel on tulnud nagu siukesi nii-öelda häid asju menüüsse sisse, et mitmekesisemaks on nagu menüü läinud. No muidugi minul ei olnud eesmärk kaalu langetada, aga põhimõtteliselt, et kui ma sellega Wildfitiga tegelema hakkasin, et kogu selle aja vältel, et riietes on hästi hea ja kerge olla, et ma üldse ei kannatanud olla varem kitsastes riietes, et teksapüksid ümber või midagi sellist, aga nüüd oli niimoodi, et ma paningi selle 16-aastase teksapüksid jalga, et jube hea oli, olla, et ei tekkinud niisugust ahistavat tunnet, et nüüd ma saan ka kanda nii-öelda siis kitsaid riideid, ümberriideid, et mida ma varem nagu absoluutselt siis nagu ei sallinud. Muidugi, mis on nagu kõige suurem võit minu jaoks on see, et just see olukordadele reageerimine, et ma arvan, et ma nagu ei reageerinud, et ma jäin nagu rahulikuks ja kõrvale vaatajaks, et kui see konkreetne olukord oli, võib-olla siis ikkagi mingid emotsioonid tulid, aga hiljem, et mitte sellel hetkel, et siis sellel hetkel nagu pea jäi selgeks ja ei tulnud nagu emotsioone mängu. Siis kindlasti nüüd, kuna ma varem olin tegelikult väga vähe köögis, et ma tahtsin kõik nagu hästi kiiresti teha ja hästi lihtsad asjad nagu teha, et ma kindlasti olen rohkem köögis. Üks päev siin tegin ise seda mandlivõid, et sellest ma läksin täiesti pöördesse, et täna tegin juba teist korda seda mandlivõid, et palju parem ja maitsvam kui poest ostetud, et Eestis ma ostsin poest, siis peale seda, kui seda mandlivõid tegid, siis oli vaja kohe mandlijahu teha, et nii-öelda siis mandlijahust õunakooki teha, et jah, et niisugune, et tahad nagu katsetada neid häid asju hästi palju, aga samas on jälle niimoodi, et tahad rohkem köögis olla, aga samas ma ka tean, et kui mul ei ole seda aega seal nii palju olla, et kuidas siis nagu ikkagi kiiresti ja lihtsalt oma keha heade asjadega toidetud saaks ja toetatud. Siin ongi, et väga palju on ära öeldud, et küüned ja juuksed ja nahk läksid palju paremaks. Mul oli öösiti oli ka hästi palju higistamist, et seda mul enam ei ole. Ma ei tea, millest see oli, aga see kadus ära. Lihtsalt vägev. Kui rääkida ka sellest grupi väärtusest ja üldse kogemusest ja mis sina nagu sinna investeerisid, et mis sina selle kohta ütled oma kogemusest? Ühesõnaga, see oli vägev, et põhimõtteliselt kui vägev sa olid, sellest hakkad nagu nüüd alles aru saama, et sa selle sees olid, siis olid selle sees, aga praegu, kui sa nagu läbi hakkab saama, siis on nii küll, et ikkagi päris suur parandus, mis sa nagu endale said, et lähe. Nii et oli väärt investeering? Ja kindlasti. Ja kuidas minuga kui coachiga sul koostöö sujus? Väga hästi. See sujub alati väga hästi. Kellele sa soovitaksid seda programmi? Kes võiks pardale hüpata? No mina soovitan samuti kõigile. Ja praegu on eriti hea aeg enda tervise eest siin hoolt kanda praeguses maailmas. Tervise esikohale tõsta. Ja, et. Aga suur aitäh sulle. Ja aitäh sulle. Edu edaspidiseks tervise teel. Ja aitäh. Väga hea.